Tere! Täna on järjekordne Eesti Kogelejate Ühingu poolt korraldatav kõneravipäev. Täna on 27. jaanuar 2016 ja tänaseks arutelu teemaks on meil, mida tunneb kogeleja, kui ta kogeleb. Kui ma ise selle teema peale mõtlesin, siis see on tõesti sügav teema. Siin on kindlasti nii positiivseid tundeid ja ka negatiivseid tundeid. Ja see on tõesti keeruline teema tegelikult. Kuid me täna püüame natukene oma kaasvestlejatega, kes meil siin täna laua ääres on, seda arutleda või siis nende kogemusi avaldada. Ja täna on meil siin meeldivas seltskonnas Joanna, Andres, Raido, Marit, Martin, Hardi ja mina Raul. Ja hakkamegi siis kohe otsast minema ja kõigepealt ütleb oma mõtted, kogemused välja või loodetavasti ütleb Joanna, et Joanna, mis sa arvad või mida sina tunned, kui sa kogeled? No mul on niimoodi, et kui mul siis kõigepealt see kogelus tekib, siis minu kõige esimene mõte on nagu jälle, et kas saab ka kunagi ilma kogeluseta rääkida, et kas ma ka saaks kunagigi valida, kunas ma kogelen ja kunas ma ei. Kogele ja siis, kui mul see kogelus süveneb, siis mul tekib hirm, aga mitte hirm teiste ees, vaid pigem selles, et ma kardan, et ma pean ennast talt ja ma ei saa teistel enda sõnumit edastada. See on kõik, aitäh. Väga tubli, Anna. Et tõesti ka mina tunnen täpselt samasid asju ja tundeid ja aga ma räägin oma mõtetest ja kogemustest natuke hiljem. Järgmisena me soovime väga kuulata Raido kogemusi ja arvamust, et Raido, mida sina tunned, kui sa kogeled või ühega? Tere ka minu poolt, et kui ma kogelen, siis pigem enne seda, kui ma enne suhtlemissituatsiooni, siis ma juba tunnen seda, et kui ma nüüd lähen ja ütlen midagi, siis ma hakkan kogelema. Aga sellest tekib ka kerge hirm, et kas ma nüüd julgen minna ja öelda seda või leian mingi muu viisi. Aga hetkel, kui ma kogelema hakkan, siis ma
üritan ikka kuidagi sõna välja öelda, sest vestluspartner sooviks must ikka ka aru saada. Ja võib-olla praegu ei olegi rohkem midagi öelda. Raido, et ja mul endal on ka, et tekib see hirm, on ju, et siis kas nagu lähed situatsioonis edasi või ei lähe või põgened. Et on siuke murdepunkt, et on väga oluline see punkt meie suhtluses. Järgmisena räägib Marit oma kogemustest. Tere, olen Marit ja kui ma ogelen, siis esimene asi, mida ma tunnen, tunnen ennast halvasti, kuna ma arvan, et minu kaasmõtlejad ei saa minu jutust piisavalt aru ja et nad ei mõista mind, ei mõista mu juttu ja teiseks, mida ma kardan, mida ma pelgan, on see, et kaasinimesed teevad grimasse. Et põhiline esimene asi, kui ma kogelen, siis kindel on see, et ma vaatan maha. Et ma ei näeks kuulaja näoilmeid. Ja mis mul kogeluse juures enam häirib, on see, ma tõesti mõtlen ja ma kardan, et ma ei saagi sellest kogelusest kunagi üle. Aga kui minna teraapiasse, kas üksinda või kellegagi koos, siis võid olla kindel, et see mingit moodi aitab. Et jah, olge tublid. Aitäh, Marit. Mul on väga hea meel, et sa tõid välja selle, et sa paned või nagu pöörad pilgu maha. Et ma olen ise ka seda hästi palju enda puhul tähele pannud, et kui ikka siuke pingelisem olukord, sa tunned, et see nüüd tuleb, on ja. Et siis ma ka ikkagi esimene reaktsioon on see, et pilk mujale, et sa jumala eest ei näeks, mida teine teeb, et see on väga, väga siuke minule ka väga iseloomulik, nii et väga hea, et selle välja tõid. That was my train. Järgmisena räägib Martin oma tunnetest, kui ta kogeleb. Palun, Martin. Tere, ka minu poolt. Mu nimi on Martin ja minu suurim vaenlane on siis plokk. Plokk siis eelkõige kaashäälikute peal. Ja need tunded, mis plokki ajal valdavad, siis enamasti võib kirjeldada seda kui väikse paanikaga, et käed hakkavad higistama, keha läheb hästi hingesse ja siis samal ajal mõtled, et mis nagu teine inimene sinust võib mõelda samal ajal, et kas ta vaatab sind imelikult või on ta jumala rahulik,
ja siis mõtled veel sellele, et mis grimasse sa parasjagu teed, et kuna sa oled kuna sa oled natuke ka rampis, siis sa ei kontrolli väga oma näo grimasse, siis sa nagu samal ajal üritad mõelda, et mis nägu sa nüüd teed. Et jah, sellised mõtted. Ja huvitav asi on ka minu puhul see, et kui plokk on, see pingetunne, mis valdab, et sa üritad sellest võimalikult kiirelt välja saada, aga samas nagu peaks tegelikult just võtma nagu aja korra maha, hingama rahulikult ja siis hakkama uuesti nagu rääkima, et kuidagi seda aega maha võtta on päris raske vestluse ajal, et niigi juba plokk on venitanud seda sinu mõtte edastust, et mida pikem plokk on, seda kiiremini sa üritad seda lõpetada nagu. Rohkem mul ei olegi vist midagi. Väga hea, Martin. Jällegi väga minule iseloomulik tunne, et see paanikoog, et jumala eest kiiresti saaksid välja ja jumal, ma olen igasugu vigureid hakanud tegema seal töö juures, küll kätega, jalgade, jumal, et siuke isegi huvitavaks näha ennast kõrval, et missuguseks nagu inimene võib muutuda tegelikult, aga just väga hästi sa tõid välja see, et tegelikult vaja just vastupidi on ju, aeg maha võtta. Mul on aega, aga jälle see tõid välja, et aeg saab otsa ja igasugu vigureid rohkem tegema hakkad. Väga vinge. Nii, ja järgmisena Ardi. Millised tunded sind valdavad, kui sa kogeled? Tere, minu nimi on Ardi, nagu juba mainiti. Kui mul tekib plokk, siis mul on nagu negatiivsete emotsioonide pussel nagu enda sees ehk ärevus, hirm, paanika, viha ja veel on neid tundeid ja üks kõige hullemaid asju, mis võib olla see, et kui sa oled plokis ja see inimene, kellega sa üritad rääkida, hakkab sinu üle naerma. See on üks kõige hullemaid kogemusi. Ja ma arvan, et no poolt on nüüd kõik. Väga suure aitäh sulle, Ardi. Ja kui me tõesti vaatame siin hetkel arvajate arvamusi või neid tundeid, siis pigem on need tõesti negatiivsed. Aga võib-olla siin ongi üks võti. Kuid selle võtme ma toon välja pärast, kui oma arvamuse on avaldanud ka Andres, meie kallis helitehnik.
mida sina tunned või jah, mida sa tunned, kui sa kogeled kogeluse ajal? Palun. Tere! Noh, mina tunnen ka negatiivseid tundeid. Kaks põhilist on pinge ja totaalne segadus. Segadus tähendab, et kogelusse sattudes, et siis on nagu raskegi otsustada, et kas ma nüüd räägin selle asja edasi, mida ma kavatsesin või ei räägi, või räägin natukene. Ja siis, et kui räägin, kuidas ma räägin, kas niimoodi nagu seni niimoodi, enam-vähem tuli välja, et nüüd äkki hakata neid tehnikaid kasutama, see ei ole mitte raske, vaid suisa võimatu. Ja siis segadus selles suhtedes, mida ja kuidas ma nüüd edasi peaksin tegema. Segadus selles suhtes, et mis nüüd kuulaja või kuulajad nagu ootavad või eeldavad, et kas neil on aega või mitte ja ausalt öelda, kui nagu küsida, et kuidas ma sellest välja tulen, siis ma ei teagi. ma ei ole niimoodi ennast jälginud, et kuidas ma sellest segadusest välja tulen, et mis ma siis täpselt teen. Ja muidugi see pinge, mis meil jah kõigil, enam-vähem kõigil, peaaegu kõigil on. Huvitav ongi see, et see kogelemine on tegelikult väga raske, väga palju jõudu võtab. Teinekord, kui on selline parema kõne periood, tunned, kui kerge on rääkida, kui vähe see selleks energiat läheb vaja. Et see on huvitav. Et jah, paraku mingisuguseid positiivseid tundeid ma ei osanud praegu välja tuua. Jah, et selle võtme ja lukuaugu avamise siis jätan sulle, Raul. Aitäh, Andres. Sa ikka oskad häid asju välja tuua, et tõesti see segaduse tunne, see valdab, paanikatunne, et see on nagu jah, siuke päris õudne asi. Aga nagu ma lubasin, siis laias laastus me tunneme ikkagi negatiivseid tundeid. Kuid isegi mina olen tegelikult kogenud ka siukest nagu rõõmsat tunnet, kuna ma tunnen siukest, et ma kuulun kuskile. Ehk see kuulumine tähendab seda, et mul on siuke meeldiv seltskond, teised kogelejad ja et ma olen nagu saanud sealt nii palju seda nagu positiivset elamust, energiat, et lihtsalt see ongi see, et mille eest ma olen tegelikult tänulik. Ja mina tunnen veel ka sellist tunnet, et näiteks töö juures. Töö peab läbi, hakkan kodu minema ja iga viisakas inimene ütleb ilusat õhtut kolleegid. See on minu iga õhtune ooper seal. Et juba kell hakkab lähenema 5, pinge tõuseb, okei, Raul, mis me nüüd teeme täna, mis ma välja mõtlen? Lähen WC-sse rahulikult, mõtlen nii, okei, nii, täna läheb hästi. Lähen arvuti kinni, hakkan minema ja nagu suuremas enamus korras plokk on peal. Nii, okei, paanika. Mis ma teen? Nii, okei. Teen midagi mehaanilist. Liigutan käsi jalgu, okei, liigutan. Küll äkki imelik on juba olla. Vaatan teistele otsa on ju. Mõni kolleeg, pöörab pilgu ära on ju. Mõni rõõmsalt naeratab ja lehvitab sulle, et
tšau juba, on ju. Aga näe, ma pean seda sõna ütlema, on ju, et ilusat õhtut teile. Ja see tunne on seal ikkagi negatiivne, noh, suurema sealt on ju, et ma ei saa hakkama, jälle Raul, mis värk on ju, et siuke piinlikkus. Aga kui situatsioon on möödas, on siuke kergendus. Aga võib-olla me peaksime selles hetkes, kus me seal olema, just püüdma nagu mõelda kuidagi positiivselt, niisugune võib-olla juba väga ära leierdatud sõna, aga kuidagi kasulikult enda jaoks, et tegelikult on selles ka midagi head, et me kogeleme ja sest see annab meile nagu võimaluse kasvada, ehk siis on see üks niisugune kasvupunkt meil, et noh, kellel on need iga päeval on rohkem, kellel on sadu iga päev, kellel on mõnikord on ju, et see punkt ongi, et sa oled seal kahe vahel, et sa oled segaduses, mida teha, et eks noh, Maarit pöörab pilgu maha, nagu minagi on ju, kes siis üldse väldib sõnu, et võib-olla tegelikult see ongi see meie kasukoht, et nagu hästi tõi välja Martin, et võtta aega teeb maha tegelikult just. Sul tegelikult on mitte kuskile kiiret. Ja siis teha seda, mida sa nagu tahad teha, see on üliraske, aga ma arvan, see on see, kuhu me võiksime liigutada, et meie kontrollime. Need emotsioonid tulevad ja lähevad, see ei sõltu meist, aga see on see, et kuidas me neid emotsioone kontrollime, mis me seal teeme, kuidas me käitume, et see on juba meie teha. Aga esimene, üks väga hea on see, et olla hetkes ja võtta aeg maha. Et proovida see aja siis surve sellest üle olla ja teha, mida sa tahad teha ja Jumala eest mitte jätta tegemata. See on kõige tähtsam, sest kui sa seda tegemata jätad, see on 100 korda hullem kui see, kui sa kogeled, veid seal kätega, karjud appi, aga selle ära teed, et see lõpptunne ja sa ikkagi see võitsid on ju. Kui nii võib öelda. Nii, ma olen väga tänulik, et selliste meeldivate kogemuste eest, arvamuste eest, kes meile siin täna jagasid ja kellel oli see esimene kord anda audiosalvestust, kellele juba rohkem kui esimene kord. Ja ma väga loodan, et meil tuleb veel selliseid huvitavaid ja kasulikke audiosalvestusi ja kohtumiseni.